Kes see karju peale niimoodi? Kõik vä? Huvi läinud nende vastu vä? Tuled emmet jälle kiusama, jah? Tšaisu! Tšaisu! Tule siia. Ma tahan näha su käsi. Mis tegid? Mis tegid, eh? No, sulle meeldib, kui sinuga tegeletakse ainult, jah? Teil on juba hästi ees kõnnita, kõigil erivärvi joped seljas. Võta käsi eest ära, kui on ilus maasikas. Maasikas? Ma seda ei näinud. See on kohe ära. No enne käib ju siit läbi ja pillardab natuke. Mis teid ei ole vaja? Mis see vaadus? Kruusidest jooma. Kuulge, äkki paneb prügi kohe kuskile siia või? No, mu ema täpselt neid kruusi on. Pasteelised värvid vaata. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong. Change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this day.
mina võtsin kaasa selle. Aga sa võtsid praegult selle. Ma jõudsin just trennist koju, mitte kedagi pole kodus, teised on vanema juures ja need on mingi, ma arvan, tunnikemaks seal, isegi vähem. Ja mul on suur tuba täiega sassis ja tüdrukute tuba on siuke, et ma küll mõtlesin, et ma koristan seda homme, aga nüüd mul ongi nagu dilemma, et koristada suur tuba ära, veits kööki, laste tuba veits, mul on 3 või 4 puhast pesumasinat vaja kokku lappida ja pessu vaja minna. Ja samas, kui mitte kedagi ei ole, siis ma tahaks lihtsalt istuda diivanil, raus vaadata seebikat. Ja ma olen dilemma ees, mida teha. Aga ma arvan, et ma hakkan tubliks ja koristan vähemalt suure toa ära, natuke tüdrukute tuba, pelle ja lappan pesu äkki. Käin pesus ära. Ma ei tea, vaata palju ma jõuan, nii et näeme. No nii, ma siin mõtlesin, et mul on täna päris palju asju vaja teha ja kuna tüdrukud on lasteaias, siis ma saaks seda teha ja siis ma alustan sellest, et ma olen lubanud siin teha, või no ma küsisin siin mingit, mis videosid teha. Et mis teid huvitaks ja siis tuli välja, et paljusi huvitaks näiteks mu rasedused ja sünnitused. Ja siis ma mõtlesingi, et kuna ma pean niikuinii tegema teiste videode ja asjade jaoks nii-öelda meigi, et siis samal ajal räägime, vaatab palju jõuame, sest Saskia on ka kodus. Nii et ma üritan nii palju, kui mul meeles on ja nii detailselt, kui mul meeles on, jagada kõike. Aga ma arvan, et noorema võib suht hägune juba olla, sest sellest on möödas 4,5 aastat varsti. Nii, hello! Ma siin üritan tuttu süüa teha. Mõtlesin, et teen pasta bolognese ja ma ei tea, ma olen mingi 10 korda mõelnud, et kas ma lähen täna trenni või ma ei lähe. Kell on 16.05, mul peaks 17.30 hakkama ehk 1,5 tunni pärast. Saskia on hetkel voodis, ma loodan, et ta jääb veel magama täna. Siis mul oleks vaja söök teha, mul oleks vaja koristada, plikad on vaja lasteaiast tuua ja ma peaks kell 5 ilmselt lahkuma kodust, ehk siis vähem kui tunni aja pärast. Ma ei teagi, kas ma jõuan ja peale seda veel me läheme ju peale seda kohe nagu rohkem mängima, ehk siis äkki ma olen kodus, koristan teil süüa ja lähen siis tüdrukutega rohkem. Aga samas ma tahaks trenniga minna, ma ei tea. Ma ei tea. Ja Saskia veel ei maga ka nii, et ma ei tea. Ma ei tea lihtsalt. Nii et vaatame siis, mis saab. Kas ma jõuan trenni või ei jõua? Lihtsalt ma lähen taksoga trenni. Väga odav tuleb see trennis käimine niimoodi. Õnneks on mingi 3,80 midagi siukest, aga siiski taksoga käidi. Nii, let's go nüüd. Meie autole. No laseme siis. Ei, ma ei saa, mul on Saskia. Ei, laseme ilusti kõik koos. No Emma, lähme, roni.
on komme. mingi äge Pihv räägib seal lugusi, on ju? On kena Pihv või? Jaa. Võtaks naiseks või? Teeks 3 last talle või? Saskia! Kuule! Sasu! Hei! Ma siin mõtlesin, et teeks vahelduseks nii-öelda nädala või päevade vlogile siis nädalavahetuse vlogi, kuna me lähme nüüd homme hommikul jälle Soome perega. Siis ma mõtlesin, et ma filmiks nagu äkki seal rohkem, kui õnnestub, aga ma hakkan täna neljapäeval filmima, sest mul on vaja terve see elamine täna siis korda saada. Ja mul oleks täna vaja pakkida ja see kõik on nagu seotud reisiga või noh, mis reisiga, Soome minekuga. Siis ma mõtlesin, ma hakkan täna nagu filmima ja põhiliselt siis homme, kui me lähme. Sest me teeme Hennu vennale nii-öelda üllatuse, kuna tal oli sünnipäev, siis meie ja ühed sugulased ja Hennu vanemad ja kõik lähme nagu homme Soome teda üllatama. Ja tuleme pühapäeval tagasi. Ja siis ma mõtlesingi, et teeks midagi sükest teistsugust nii-öelda filmiks, kuigi ma ei usu, et seal mingi hull, ma ei tea, mis tuleb, aga lihtsalt vahelduseks tavavlogile nii-öelda. Nii et vaatame, mis sellest saab. Mina oma puhast pesu kokku lappimas lastel. Jee! Sa ei lase üldse olla või? Väga valepidi. Pole mitte midagi tarka teinud. Tegelikult vahepeal veits pesusi lappasin. Asju pole kokku pannud, toad pole kõik korras. Ennu helistas, et hakkab Tartust tagasi sõitma või sõidab nüüd juba. Ja et põhimõtteliselt ta ostis piletid ära. Ma eeldan, et kinopiletid, aga who knows. Aga ma arvan küll, me väga ei käi kuskil mujal, kuhu peaks pileteid ostma. Nii et noh, roni. Ja see tuletas mulle meelde, et ma peaks käima pesus ja ennast korda tegema, aga ma võin teile öelda, et ma absoluutselt ei viitsi. Ja tunni pärast tuleb mul ämsi ja siis ma lähen tüdrukutele lasteaeda järgi ja siis põhimõtteliselt varsti peaks liikuma. Ma ei tea. Kus sa ronid, kullake? Jubli. Sööge nüüd ilusti. Emme leimust No jaa, siit sõidame laeva peale ära. Oota, pärast sina saad Soomes. Ise ei saa, ise peab sõitma. Kui läbi saad sina minuga roolida. Sinuga. Ma olen istun taha teie turvatooli. Emma, ole ilusti. Onud vaatavad, tule ruttu kaisu. Kust? Väga laitu. Mina aitan teile. Jaa, sa olid ikka uue autojuht.
sina saad Soome sisse sõita, okei? Kui me tuleme tagasi koju. Seal saadi minna, sest ta jala tuli. Ja siit ülevalt lähevad inimesed. Jah, siin. Sõides autoga ei tule. Jah, need, kes on jalamehed. Ära sina neid pedaale, vaata sina. Sina ainult roolid. Nora, kas sa teed ka kunagi load omale või? Muidugi. Multika lood ka või? Üle minu laiba. Vahepeal ma olid tümmi, vaata, et teed ka või? Sõida siis. Mina hoian. Ja aga neid kõvasti aga hoia. Sest meil Hoian vaja. natuke nõuas. Issand, kui kriipis on. See teine oli ikka hoopis teissugune. Mahume me siia ära või? Emme vaata siin üleval on. Jaa, täiega kriipi. Vaata, kuidas onu sõidab, kui palju nemad kallutavad, vaata. Emma, hoia sina kinni. Mis teete? Sõidame. Äge. Saskia. Sasu. Saskia. Kus sa lähed? Kus sa lähed? Tšau, tšau. Tegelikult oli hea film. Aga ta oli teist, ta ei olnud mingi mängukomöödia või... Tõsi ka või? Üks, kaks, Tuleme. Mis teed? Tantsi. Ei. Kiitos Ville, ihanasti muuten kyllä värjätty ja piirretty. One children or family. Ja me oleme Soomes. Ja Soomes on täiega ilus ilm. Mega ilus ja seekord me tulime valges, lapsed nägid laeva peal ka, kuidas sõitsime. Eelmine kord me sõitsime ju pimedas, jälle see politseibuss. Vaata, kui me Eestist tuli, kui me eelmine kord tulime, oli ka. Aga ja jälle vaata midagi maha võetud, aga vaata, kui me läksime, siis ju ei olnud Eesti pool. Mega veider, miks kogu aeg Soomes mingi. Jõudsime Hinnu tädi juurde, korra väike vahepeatus ja ma ei tea, nüüd nad uurivadki ja mõtlevad, et mis saab ja me tegelikult tahaks minna süüa ostma kuskile ja lapsed jäid just kõik magama. Nii et siis me tahaks, et need lõunatuidu teeks, sest niikuinii nad lähevad alles mingi 12 või peale seda täna ma arvan magama suuremad, nii et vaatab, kuskilt peab midagi ruttu sööma ka ja lapsed võiks magada ja nii et jah.
tasakesti. Teeme ka tuleb. Vaata, minne tolle Emma, sa lähed taha. Sa lähed taha. Okei. Emma. Näita pöialt. kuidas on täiega salgu, Mari? Vaata siia. Emma, vaata. Ja me oleme kodus. Või noh, Eestis kodus ei ole. Hello. Me oleme ka kodus tagasi. Jõudsime, ma arvan, mingi 40 minutit tagasi. Nüüd oleme siin, või oleme, ma olen siin üritanud koristada, pesu pesta, asju lahti pakkida. Siis mõtlesin, et kuna ma Soomes niisuguseid väga rääkimisklippe ei teinud, siis ma räägin nagu lühidalt või kuidagi üritan meenutada. Sinna minek oli päris oplastega, ma mõtlen laevas ja laev ei jõudnud väga, nii palju oli, et Emma mingi hullult jonnis laevas. 3 korda vist röökis niimoodi, et peksis ennast vastu maad jalgadega ja kiskus riided seljast ennast alasti ja kuni jälle sai maha rahustatud ja siis natukese aja pärast uuesti. Aga muidu vist oli kõik normaalne. Jõudsime, siis käisimegi Hennu tädi juures. Siis olime natuke aega seal, kuni Hennu ema ja isa ka sinna jõudsid, nad tulid hilisema laevaga. Ja siis läksime kiiresti sinna Hennu venna juurde, sest nad läksid perega nagu nii-öelda kodust ära. Ja siis tegime üllatust, olime kõik seal ülivaikselt, et ta ei teadnud. Ja siis olime surprise. Ja siis esimene õhtu, ma ei tea, tegime sauna ja lapsed möllasid, ma ei tea, kell 12 läksid magama suured. Saskia varem ja teine beebi, aga suured läksid mingi 12 ja niimoodi. Järgmine päev, Saskia ärkas kell 5 hommikul ja seal oli täiega kitsas selles mõttes, et me olime mingi üliväikses toas. Niimoodi, et oli tugitool, mis oli lahti nagu tehtud. Hennu magas algselt seal, siis oli beebivoodi, Saskia panime sinna ja siis tugitooli ja beebivoodi ees oli madrats suur, kus siis tüdrukud ja mina magasime. Ja kõik rohkem nagu ruumitoas ei olnud. Ja siis Saskia ärkas kell 5 ja kõik ülejäänud toad ja suured toad kõik olid nagu rahvast täis. Ja siis põhimõtteliselt mingi tund, 1,5, ma olin mingi kusju, tasa, et nagu teisi üles ei ajaks oma kisaga. Siis ta jäigi vist mingi tund, 1,5 hiljem magama. Ja siis ärkasime 8:30 Saskiaga. Ja teised tüdrukud ärkasid mingi 9 ja 9:30 koos issiga. Nad olid mingi üliväsinud lihtsalt. Ja siis me mõtleme, midagi muud väga ei teinud. Me käisime jalutamas Hennu venna naisega ja siis käisime kirbukal. Ma sain kirbukalt endale 2 teksad, Noorale softshell
püksid, sain endale sellest sametist nagu nahktagi, no mitte nahktagi, vaid samettagi siis. See on mis Saaras ja no, ongi Saara oma, mis on see, et siit alt selle vööga lühike ja mega ilus. See maksis, ma ei mäleta, muidu need maksavad ju mingi 30–50 euri, midagi seal vahel, ma sain 6 euroga. Siis ma sain Nike tuuleka omale kevadeks, sügiseks, suveks, et jalutada, rullata, mis iganes. Ja siis ma sain ühe kampsuni ja mul läks 20 eurot kõik asjad kokku. Ma olin mingi vau. Siis õhtul tulid pere tuttavad ka ja värki, siis oli jälle saun, siis tegime süüa, sõime ja rääkisime juttu ja värki, siis läksid jälle plikad mingi 12:30 magama, Sass läks varem ja täna hommikul ta ärkas 6 või nõks enne. Ja siis ma olin mingi oh my god. Ja siis ta täna oli kuidagi eriti pahas tujus, kui ta ärkas ja meil oli 7:45 niikuinii äratus ja ta jäi 7:30 mingi 8:39, põhimõtteliselt 7:40 jäi magama, siis ma panin äratuse kinni. Ja me pidime 8:45 hakkama minema sealt, et jõuda laevale. Ja siis tüdrukud võtsime üles mingi 8:20 ja 8:30 ja 8:38, et ainult riidesse põhimõtteliselt enne panime asjad kokku. Et une pealt põhimõtteliselt riidesse ja autosse. Ja siis sõitsime ja sugulastega saime nagu sadamas kokku, nad läksid teiste sugulaste juurde ööseks sel päeval. Ja muidu oli teedajaga normaalne. Ja siis üks koht on niimoodi, et kus sa sõidad nagu maanteelt või noh, silla pealt keerad alla maanteelt, tuled nagu ja siis silla pealt keerad alla. Ja siis see keeru koht alla, see oli täiesti kiilakas, ma pole never näinud 7 aasta jooksul Heinot. Et ta võttis 2 käega roolis kinni ja oli täiesti nagu selg sirge ja nagu üritas seda autot saada otseks. See auto lihtsalt käis ühte äärde, teise äärde, jumal tänatud, et nagu autosi palju ei olnud. Ja ma ei tea, ma ei suutnud enam hingata, mingi silmad täitusid pisaratega, läksin nagu nii endast välja, ma ei tea, süda jättis vist lööke vahele, sest pärast seda ta puperdas nii valusalt ja nii vastikult. Ma nagu mõtlesingi, et me paneme lihtsalt matsu seal selle ringi peal, aga siis Ennu ikkagi natuke läks aega, siis ta sai nagu otseks küll ühtepidi, küll teistpidi ja küll kolmandat pidi ja siis keeras auto õnneks otseks ennast tagasi. Siis ma tahtsin sugulastele istada, et kui need peaksid peale meid tulema, et siis nad teaks, et nagu võtke nagu rahulikult seal, aga nad olid 5 minutit meist ees ja nad olid täpselt sama koha peal, täpselt samas seisus. Niimoodi, et tal oli nagu, naine oli roolis ja mees oli kõrval, siis mees oli ainult karjunud, et umbes lase gaas lahti või see pidur lahti, lase pidur lahti vahepeal, et saada auto otseks, et keegi teine ei julgenud hingatagi. Nagu väga hull lihtsalt. Ja siis me mõtlesime, et kui me oleks koos läinud kõik nagu, siis me oleks raudselt seal mingi üksteisele otsa pannud. Aga jah. Ja siis jõudsime sadamasse, siis meid lasti seal, me olime samade perekonna nimedega ja siis lasti niimoodi sealt, et minge ühte nagu rivisse, et kui autod lähevad 1., 2., 3. ja 4., et minge te ühe järgi, et te olete niikuinii koos, on ja me mingi hea, et siis saame koos laeva peale ja siis kuna laev oli suht täis, siis oli ikka niimoodi, et nemad pandi üles ja meid pandi alla, siis me olime täiesti nagu eraldatud. Aga laeva peal saime koos olla ja siis läksime tellisime süüa, kuna keegi ei olnud ju söönud ega midagi. Ja siis öeldi, et nagu teie number tuleb ja siis tulete oma toidule järgi, on ja. Ja siis ma nägin, et mu number tuli ja läksime järgi ja siis enne meid oli keegi läinud ja võtnud minu söögi ära lihtsalt. Ja siis see vend nagu vabandas ette taha ja värki ja siis ma pärast nägin neid inimesi, kes võtsid meie toidu. Nad said aru, et nad võtsid meie toidu ja nad täiesti süüdimatult, mitte kogemata, vaid oligi nagu meelega. Ja siis 10 sõid ja ahnitsesid seda sisse ja mingi laud oli lookas ja siis panid käed niimoodi ette ja ma ei tea. Täiesti nagu absurd, aga mis seal ikka. Ja täna laev nagu rämedalt kõigutas, nii et mul oli ikka nagu rämedalt halb olla. Ma ikka vahepeal põhimõtteliselt juba mingid pisarad olid väljas, sest ma mõtlesin, et mingi 1,5 tundi oli veel sõitu, siis ma suren lihtsalt maha. Mul hakkab nagu ülikergelt, ülihalb. Ja nagu me teame, siis ma pisaradan ka väga kergesti, nii et ja nüüd olemegi kodus. Panin pesu pesema, mul on nagu ülipalju pesu pesta, mul on ülipalju koristada, Pelle oli veits sigatsenud siin kodus
ja tüdrukud tahavad tegelikult, et me läheks täna ujuma spaasse, nii et me lähme õhtul veel ringi ujuma kõik koos terve perega. Nii et ja tüdrukud lähevad homme lasteaeda. Kuigi täiega vässu on olla, aga ja mõtlesime, et lähme ikkagi käime nendega ka ujumas ära. Nüüd ma üritangi ruttu ära koristada ja vaatame siis edasi. Peab panema varsti ujumisasjad kokku ja minemas, kell on juba 3. Ja homme vist lähen käin siis Sassuga toidupoes või kuskil ära. Täna ma ei usu, et jõuab. Midagi kodus on, et saab söödud või ostame sealt ringist või ma ei tea. Vaatame jooksvalt siis, mis ja kuidas. Nii et vaatame siis, mis saab. Kus läksid? Kus sa lähed? Oi, keegi pritsis ja... En äkki se